Kui ma olin 10-aastane, kinkisid mu vanemad mulle minu esimese BMX-i. Ma olen 3 korral oma jala murdnud ja iga trenn kukun 10 kordi. Teil võib baarspin 360. Need on minu igapäevased katsumused. Aga katsumused teevad mind tugevamaks. Need 2 ratast tegid minust mehe, kes ma olen täna. Minu nimi on Kristjan Põder ja ma olen BMX-rattur. See on andnud sellele noorele mõtte, tahte kuskile jõuda. See on andnud sellele noorele võimaluse ennast leida ja sellega siis nagu ennast muuta paremaks inimeseks, kõlagu see eriti halva klišeena, aga seda nad on ise öelnud, et ta on palju parem inimene. Et ekstreemsportlased, kellega mina suhelnud olen, on öelnud, et nad on palju paremad inimesed tänu sellele, et nad on leidnud enda jaoks ekstreemspordi. Nad on leidnud endale millegi, mille nimel siis pingutada ja tegelikult on see andnud ka neile mõtte, miks edasi pingutada, miks edasi elada, miks edasi minna ja miks püüelda, miks mitte alla anda, kerge on alla anda, aga see on andnud neile selle mõtte, et nad pingutavad ja nad tahavad pingutada. Mulle meeldib siin käia, sest see on siuke Eesti suurim park ja kõige paremate võimalustega hetkel Eestis. Ning üritan siin käia tavaliselt kuskil niimoodi 3-4 korda nädalas. Vahest jõuab rohkem, siis üritan rohkem. Üritan käia nii palju kui võimalik. Ma kasutan ka selliseid kaitsmeid, säärekaitsmeid. Kunagi ma neid ei kasutanud, aga ma sain päris palju haiget. Rattapedaalidel on niisugused teravad nagad, et jalg püsiks seal paremini peal. Ja siis, kui jalgpedaali pealt ära libiseb, teeb ta päris palju haiget siia, lõikab üsna sügava niisuguse, kuidas ma öelda, vao äkki. Ja see ei ole eriti meeldiv. Kuigi sellised kaitsmed just aitavad niisugeste nagu nii-öelda kergemate vigastuste vastu, siis on ka vähe hullemaid vigastusi, mille vastu need väga hästi ei aita. Näiteks mul endalgi on kuskil 1,5 aasta jooksul on 2 korda siit luu katki läinud ja 1 korra siit pealt. Ning see taastumine ja asi võtab ka üsna kaua aega ja siis samas tekivad teatud, kui sa mingi trikiga kukud ennast katki, siis tekivad nagu teatud hirmud selle triki ees või nagu et kui terveks saad, siis ei julge või ei taha nagu väga üldse teha seda trikki või siis samas tekib ka see hirm nagu antud obstaakli kohta või näiteks kui sa kuskil hüppes kukkusid, siis see antud hüppe sulle väga enam ei meeldi või ei sobi või nagu ei julge seda väga hüpata. Siin sees on mul üks ekstra padi, et kiiver sobiks võimalikult hästi pähe ja et kui kiiver kinni pähe panna ja rihm lahti, et ta püsiks peas ilusti. Peaks olema kõige turvalisem viis. Ma arvan, et BMX-erite lisaks nagu treeningule annab sõitmine kindlasti ka nii-öelda seda
nii-öelda seda, sellel on nagu emotsionaalne pool, et see, kui sa oled kaua üritanud mingisugust trikki teha, sa lõpuks saad sellega hakkama, sa oled seal õhus, sul jääb see aeg seisma ja sul tekivad need liblikad kõhtu. Et ma eeldan, et meil kõigil on nagu mingisugused mingisuguse hetked elus olnud, kui me teame, et me oleme midagi väga head saavutanud, mille nimel me oleme kaua töötanud, palju vaeva näinud, et me oskame kõik, ma arvan, samastuda. Et võib-olla BMX-i puhul lihtsalt tihti, nad näevad ikkagi nagu nii palju vaeva, et nende asjadega hakkama saada, et mulle tundub, et neile võib-olla ei piisa sellest lihtsalt pallikorvi viskamisest seda tunnet nagu saada endale. Päris niimoodi kohe ei saa nagu sõitma minna, kõigepealt oleks vaja niisugune nagu tuju ka tekitada, sest nagu raskemad trikid nõuavad nagu rohkem sellist head nagu tunnet või niisugust head olekut, et sa pead saama nagu kõigepealt niisuguste nii-öelda lihtsamate trikkidega endale niisuguse nagu tunnetama parki ja niisuguse mugava olukorra, et sul on nagu, sa tunned ennast kindlalt, siis on hea ka edasi nagu harjutada kas uusi trikke või siis proovida midagi, mida sa väga nagu ei julge proovida. Tõmba rohkem välja ja ära hüppa nii äärest äärde, vaata. Ma hüppasin suht palju nagu, kus pain nagu on niimoodi ja hüppasin nagu siitpoolt äärest siiapoole äärde. Tõmba nagu ennast rohkem tagasi, siis see nagu, kui ta läheb siitpoolt ka otse alla, siis on vaja nagu suht palju tagasi tõmmata, et sa saaks nagu uuesti sisse sinna. Prooviks teha siit küpekas, siit teha nagu sellist trikki, et nagu selle jalaga lükkad. Oluline on, et sa nagu, kui sa nagu kiiresti jalaga lükkad, siis oluline on, et sa nagu, kui ratas on nagu juba siin, et siis sa nagu tõmbad enda juurde tagasi. Ja siis pead nagu jalad peale saama. Ja kui sa oled juba nagu praktiseerinud seda natuke aega, siis see muutub juba nagu, tekib siuke teatud lihasmälu nii-öelda, et sa nagu teed liigutusi õigel ajal ja siis ta on nagu üsna juba muutub nii-öelda lihtsaks. Täna ma pigem oma erialaselt saaksin kuuli, kui läheksin tagasi ekstreemspordi peale, kuna juhtus õnnetus, kus täiesti lihtsa asjaga läksin ratta selga, proovisin hüpata ja haiglasse ja ongi selline lollakas hirm. Midagi on nagu vastu. Ma arvan, et inimestel on raske taastuda hirmus, sest neil tuleb meelde see hetk ja pärast seda hetke kogu see muu protsess, mis sealt edasi tuli, see ravimine ja kui sa oled seal ükskõik mis asja peal, kas sa uiskude ratta või rula peal, siis kui sa ei lähe nagu lõpuni välja, siis kuskil kõige nõmedam hetk on see, kui sa hakkad mingit asja tegema ja sul on see asi pooleli ja siis sa hakkad kahtlema ja siis hakkavad tulema need igasugused saatuslikud vead. Robert proovis just edaspidi saltot ja ta nagu tal jäi pöörlemisest puudu, ta mandus tagaratte peale ja see lõi tal nagu käed lahti hästi kukkus seljaga vastu maad, mis lõi tal hinge kinni mõtteks, aga ennem kukkus, nüüd ta tahtis nagu uuesti proovida, et vaata, kui sa nagu kukud mingi trikiga, siis tihtipeale see jätab nagu siukse halva mälestuse, siis on halb nagu, kui sa tahad näiteks järgmine päev uuesti proovida, siis sul on palju raskem seda proovida, siis ongi hea, kui sa samal päeval nagu, kui sa väga palju haiget ei saa, nii et sa tunned, et suudaksid seda uuesti proovida, siis on nagu hea seda kohe teha, sellepärast et siis see nagu jätab sulle nii-öelda positiivse mälestuse.
selles spordis on kaks erinevat äärmust, et on need, kes sõidavad ja tšillivad ja neil on natuke selline halb maine, sellepärast et nad suitsetavad, teevad grafitisi, nad pigem hängiks ja tšilliks ja teevad ainult paar asja. Ja siis on need teised, kes võtavad seda kui tõsist spordiala. Nad näevad seda kui enda spordisaali, nad tulevad siia ja nad ei lähe ennem ära või lõpeta enne, kui nad saavad oma trikid selgeks, mida nad tol päeval teha tahtsid. Kas sinust pilt on ikka ilus? Tahaks proovida sellist trikki, et teed nagu salto, tagurpidi salto, samal ajal teed tailwhipi. Ja siis mõtlesin, et teeks paar korda sinna kuubikute sisse. Ja siis paneks selle plaadi ja teeks selle plaadi peale. Ja pärast seda plaati vaatab, kuidas tunne on, kuidas plaadi peal õnnestub. Proovib seal hüppes seda. Et ma ei tea veel, millise hooga ma peaks siin tegema. Jaa. Et ma proovin praegu sükse suhteliselt väikse hooga, vaata, kus ma ländin. Siis ma nagu saan teada nagu. Mis sa hääl tegi? Ei, aga see krõgina hääl käis pidu. Tossud nendega. Ma ei saanud ilusti nagu ratast kätte ka, see jäi nii, vipi kätsimine jäi nii hilja peale. See on umbes sama koht, nagu ma arvasin, ma kogu aeg vaatasin sinna kohta ka. Kui vineeri keskpunkt panna sinna, siis igat moodi, kas ma nüüd natuke tahapoole või sul on ainult asi, mis sa pead keskenduma, on üks sama koht, vaata. Mitte see, kui kaugele sa lähed, vaid pigem oleks see, et sa natuke kõrvale ei lähe. No mind ei huvita see, mind huvitab lihtsalt, et tagaratas läks pihta, plaadi pihta. Muu on lamp. Et ühe korra foami. Proovisin seda sama trikki, siis alguses kõik tundus nagu hea, aga siis on ka üks võimalus, mis võib nagu juhtuda või mis mul juhtus, mis on päris nagu nii-öelda siuke hirmuäratav, kui nii peaks juhtuma. See oleks päris halb kukkumine nii-öelda. Et ka samamoodi tulin, hakkasin proovima, aga ei saanud nagu rattaga seda ringi tehtud ja ta jäi nagu kinni ja siis oleks siuke selline halb nii-öelda kukkumine olnud, ma ei kujuta ette, mis sellega nagu nii-öelda poleks tahtnud olla samal hetkel seal kõrvalhüppe peal näiteks või midagi. See ongi mida teeb üksinda, vaata, siis ongi vaata see keeruline trikk tegelikult, kui sa pead kaks asja ära õppima, see on siis tailwhip ja backflip. Ja kui sa mõlemad trikid õpid täiesti ära, siis on suur võimalus, et sa teed selle triki ära. Nii et need kaks asja peavad olema mega lukus, nii et tal on mõlemad asjad lukus, seda ma tean, ma olen näinud, nii et ma loodan, et ta on selle flip-whipi teinud ka foomi päris ilusti ja päris mitu korda ja juba nädalaid järjest, nii et ma loodan, et tal tuleb see first try. See enne ilma ratata. Mis see 4K video? Mis see proovi enne ilma ratata? Nalja teed. Jooksed, pull. Tundub üsna õige kõrgus, jah? Jep. Or what? Pull in nüüd. Jolamaudis on. See küll hirmu. Meie kui töötajad näeme iga päev, kuidas kõik arenevad, nii et ma arvan, et tal on see käpas. Jaa! First try! Ole see? Mis see oli? Päris äge oli tegelikult isegi. Karli! Karli! Ma ei tea, miks mul veel seda katset teha. Sa peadki nagu natuke ära käega, teed ära, tuleb nagu varem pigem vipile vastu ja siis kaal just õigesti koht. Ma arvan, et nii võib-olla. Seda trikki on Eestis, osad poisid on seda teinud, aga neid poisse pole palju kuskil. Nüüd kindlat arvu ei julgeks öelda, aga
isiklikult ma tean 3 inimest, kes on teinud. Ja siis see eriti lihtne trikk ei ole, et nagu pea alaspidi olles peab ratas nagu tiiru ära tegema. Ja alaspidi on seda asja natukene keerulisem teha, kui nagu õiget pidi sõites. Nähes neid BMX-i sõitjaid endaga võitlemas seal sellel ekstreemhallis või ekstreempargis, siis see on midagi nii võimast, sest et üks ekstreemsportlane ei anna mitte kunagi alla. Nüüd on seda 2-3 kuud treeninud ja nüüd tahaks seda siin sellest fuumikastist sinna kõrvale hüppeka peale viia. Tal tuleb see trikk praegu välja, aga tal tuleb aasta pärast, ta on meil Eesti üks parimaid raudselt, ta on juba praegu üks Eesti parimaid. Nii et ma usun, et aasta pärast on ta veel parem. Raske minna teha, nagu ei ole päris võtad kätte ja lähed, et siuke vajab nagu veid siukest valmistumist, nagu peab endale nagu sisestama, et oskad teha, suudad teha ja edasi ja teed ka. Ma arvan, et valmis peab proovima. Nad lülituvad välja muust maailmast, sest neil on üks siht, nad tahavad selle ära teha. Ja see on see, mis neid minu arust ka väljaspool ekstreemsporti viib väga kaugele. See oli küll ei tulnud nagu päris nii, nagu ma tahtsin, aga see oli nagu väga lähedal ja see andis väga palju enesekindlust juurde, nii et hea tunne on enda hirme nagu ületada. Tossud ei taha väga enam koostööd teha, kuigi äkki saavad täna hakkama veel. Sätime muusika enam-vähem heaks, mingi hea laulu ja kas nüüd või mitte kunagi. Saame teada. Sketchy, but first one. Lõpuks ometi. Aega võttis, aga seekord saisse ka. Seda tunne kohta ei oska nagu peaaegu, et mitte midagi muud öelda kui maksimaalne. Aga ma isiklikult mõistan neid, mis lahingud nad oma peas peavad, kui nad peavad tegema järjest julgemaid trikke ja selle nimel iga päev arendame ennast. BMX-iga sõitmine tundub nagu füüsiliselt raske, siis tegelikult on selle füüsilise osa taga, see füüsiline osa on sellest kuskil 50%, ülejäänud on siuke mentaalne või vaimne siuke nii-öelda valmistumine siis või midagi taolist. Ma arvan, et BMX-iga sõitmine annab sulle midagi palju rohkemat kui lihtsalt hea füüsilise vormi ja ägedate trikkide tegemisel. BMX on toonud väga paljude noorte ellu rõõmu ja kindlasti jõudu elus edasi minna. Tegin just oma unistuste trikki ära. Õnneks sain ise terveks. See on elu täiel rinnal või mis?